Viimane peatükk. Vesi minu mälestuste kaevus hakkab lõppema. Oleme koos teiega, armsad lugejad, jõudnud märkamatult tänapäeva. On aeg sulepea taas sahtlisse peita. Siiski pean ma ütlema, et eksib see, kes arvab, orav on juba vana mees, ega ta viimaste aastate sündmustest enam õieti aru saanudki. Sain küll. Ja ka 1992. ja 1993. aasta on mul olnud täidetud kibekiirete askeldustega. Mood, kui sõida Toompeale ja tule jälle alla. Näiteks Tiit Vähi lasi mind kutsuda tihtipeale 3 korda päevas. Talle tuli see peaministri post täieliku ootamatusena nagu välk selgest taevast. Põrutas mehe tükiks ajaks uimaseks. Savisaar oli ju poliitikaga jumalaga jätnud, kuna pidas seda liiga elukaardetavaks ametiks. Ta asus tööle hoopis ajakirjanikuna ning polnud üritust, kus ta poleks reporter makkaelas nurgas seisnud ning oma leivaisale ajalehele 7 päeva uudiseid kogunud. Tühjaks jäänud peaministritoolile lükati aga Vähi. Arusaadav, et taoline vastutusrikas töö võtab algajal jalad nõrgaks. Vähi polnud varem poliitikaga tegelenud, oli niisama tubli meistrimees. Ma aitasin teda nagu suutsin. Tegime üheskoos isegi rahareformi ära. Ehkki polnud alati kõiges ühel nõul. Näiteks mina olin sügavalt vastu sakslase paeri kujutamisele 2-kroonisel. Mis meil eestlastel paruni võsukeste kasja? Nad pole paremad kui tiblad. Kes teab, mitu talupoega on too paer oma enese käega surnuks piitsutanud? Mina soovitasin panna raha peale hoopis Uku Masingu pildi, sest tema ei teinud Eesti rahva rõhujatega kunagi koostööd. Oli väga range mees. Näiteks meeldis talle väga Puškini luule. Aga kuidas sa seda loed? Teada on ju, et Puškin oli tibla. Masing kleepis siis raamatukaanele Puškini nime kohale valge paberi ja kirjutas sellele Juhan Liiv. Siis võis lugeda. See polnud enam Eesti rahva reetmine. Aga Vähi oli selline esimese põlve linnane. Temas oli veel väga sügaval sees matsi ja austus härra vastu ja ta tahtis kangiste 2-kroonise peale paruni pilti. Hakkas kohe jonnima ja kujutage ette, lasi mind koduaresti panna, seniks kui paeri pildiga rahad trükitud said. Pärast seda ma teda enam aitamas ei käinud. Nii et pole minu elus seda aega, mil ma võiksin jalad kaminette tõsta ning öelda, et nüüd olen ma vana ja asun pensionäri põlve pidama. Viimastest aastatest oleks mul jutustada peas sama palju kui Pätsi või Käpini ajast, aga pole vist mõtet. Eks need aastad ole kõigil niigi värskelt meeles, kes vähegi ühiskondliku elu vastu huvi tundnud on ja kes ei ole, ega seega minu mälestusi lugeda viitsi. Siiski on veel üks sündmus, millest ma kuidagi vaikides mööda minna ei saa ja nimelt presidendivalimistest. Ootasin huviga, kes on siis see mees, kel jätkub julgust pürgida Pätsi enda mantlipärijaks. Eks tehti mullegi ettepanek kandideerida, aga minu austus Pätsi vastu oli nii suur, et ma taolise pakkumise otsustavalt tagasi lükkasin. Pätsist oli jäänud järele nii suur auk, et ma teadsin, kes seda täita püüab, vajub kõrvuni sisse. Tänapäeva inimesed pole ju enam need, kes vanasti. Kõik mandub. Kandidaat aga tuli siiski. Kõigepealt mu enda ristipoeg Rein Taagepera. No tema ei kõlvanud kas või sellepärast, et ta oli väliseestlane. Päts ei käinud iialgi välismaal. Ta oli alati koos oma rahvaga. Välismaalasi ta isegi kartis, ei osanud nendega millestki rääkida ja õigesti tegi, sest ega need teised rahvad polnud ka midagi väärt. 1939. aastal jätsid meid rahumeeli Stalini meelevalda ja liputasid veel tiblade poole saba. Aga Taagepera oli pool elusiukest hulgas elanud. Pealegi oli ta pärit Ameerikast ja tunnistas kord mulle usalduslikult, et tema näeb tulevase peaministrina eelkõige Mikki Hiirt. Ei, Taagepera ei sobinud presidendiks. Lagle Parekil oli jälle seeda, et ta oli naine. Päts aga oli mees. Lisaks mäletasin ma Parekit väga hästi tema dissidendipäevilt, mil ta kandis peas padjapüüri ja kuulas 7 madratsi alla Ameerika häält. Mulle ei ole kunagi meeldinud salatsemine. Mina kuulasin Ameerika häält alati nii valjusti, et tervel linnajaol aknaklaasid värisesid ja minu uksele oli kirjutatud Ivan Orav, president Pätsi võitluskaaslane.
Nuhid käisid seda silti 6 korda päevas pildistamas. Sellest on rohkem fotosid kui näiteks Eiffeli tornist. Ja mis minuga juhtus? Ei midagi. Tiblad kartsid mind nagu tuld. Arnold Rüütel oli juba väärikam kandidaat. Põline maamees, osav vikati teritaja ning Põltsamaa lehmalüpsi võistluste 2. koha omanik, Eesti meister heinateos ja peale sõjaaegse suurima porgandikasvataja. Sellist meest võis usaldada. Kuid eks olid temalgi vead. Teda lausa kiskus maale. Suvest ei maksa rääkidagi, siis oli Rüütel kadunud nagu silk meres. Aga juba kevadel muutus ta rahutuks. Käis turul, ostis seemneid ja esimesel võimalusel pages maale. Seal ta siis müttas kuni esimeste öökülmadeni, siis sõitis hobusega linna ja tõi kõigile tuttavatele talvekartuleid. Nii kaua, kuni lumi maas oli, töötas Rüütel korralikult ja ajas Eesti riigi asju, aga vaevalt hakkas päike kõrgemalt käima, kui ta jälle maale põrutas. Pole midagi teha. Selline ei sobi presidendiks. Viimane, 4. kandidaat oli Lennart Meri. Väga tark mees. Ta oli võitnud kõik ristsõnade lahendamise võistlused Eestis. Tunnen ka teda juba ammust ajast. Kohtasin Merit nimelt sageli Saaremaal, kus ta luuras ümber Kaali meteoriidi kraatri, uuris sealset muda ja sukeldusaega-ajalt leidmaks järvepõhjast jälgi taevakivist. Milleks sulle see taevakivi, küsisin mina. See teeb nähtamatuks, vastas Lennart. Siis ma hiilin inimeste juurde, aevastan neile kõrva, aga nemad ei näe mind. Hehehehe. See vestlus jättis mulle ebameeldiva mulje. Mis president niisugusest mehest tuleb? Tark küll, aga kerglane. Enne valimisi vestlesin Meriga uuesti. Mees oli vanemaks jäänud. Võitnud veel mitmed ristsõnavõistlused, aga soliidsemaks muutunud ei olnud. Elu veereb nagu ratas, luges ta mulle paberilt. Me peame olema nagu 1 käe 2 sõrme. 100 võib olla rohkem kui 1000. See oli tema valimisprogramm. No huvitavad mõtted küll, aga Päts muidugi niisugust plära ei ajanud. Otsustasin üldse mitte hääletada. On vaid üks president ja see on Päts, mõtlesin ma veendunult. Ning minu jaoks nii ka jääb. Mingi president Merist siiski sai. Ning nüüd, armas lugeja, paneb vana sepp sule pea käest. Olen püüdnud olla aus ning rääkida seda, mida mäletan. Tõde pole kunagi sallitud, aga minule on ta millegipärast väga kallis. Ei saa jätta seda ainult enda teada. Kuidas ma suutsin ta teieni tuua, see on teine asi. Kirjamees pole ma kunagi olnud. Minu tööriist on vasar, mitte pastakas. Aga nii hästi halvasti, kui ma kirjutanud olen, siin need mälestused nüüd on. Noortele õpetuseks ja vanadele meenutuseks. Tallinn 1993.